Ameerika Ühendriikide luure hoiatas Donald Trumpi, et Iisrael valmistab ette ulatuslikku provokatsiooni, et lõplikult nurjata Iraani ja USA vaheline kokkulepe. Luureandmete kohaselt on Netanyahu, olles tugeva poliitilise surve all enne sügisesi valimisi Iisraelis, valmis tegema kõik, et takistada Trumpil võitu välja kuulutamast. Kuigi Trump on juba võidu välja kuulutanud, pole Iraaniga siiski mingit kokkulepet saavutatud. Samal ajal sõitsid Trumpi saadikud siiski Šveitsi, et pidada läbirääkimisi iraanlastega, mis seekord on kavandatud pühapäevaks. Samal ajal teatas Iraani sõjaväeline juhtkond täna ametlikult, et Hormuzi väin on laevaliikluseks suletud. Teheran tõi välja mitu põhjust ja üks neist on oletatav. Väidetav Iisraeli vaherahu rikkumine Liibanonis ja Ameerika Ühendriikide esimese punkti täitmata jätmine sõja lõpetamise eelkokkuleppest. Ja see esimene punkt ongi kõige skandaalsem, mille eest Trumpi praegu kõige rohkem kritiseeritakse. Ja see puudutab muidugi raha. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos põhjalikult. Aga enne kui alustame, palun telli kanal, pane like ja jäta oma kommentaar selle video all. See on Ameerika Ühendriikide jaoks alandav kokkulepe, üks halvimaid tehinguid, mida ma kunagi näinud olen. Need on Donald Trumpi enda sõnad. Kuigi need öeldi 2015 aastal, kui Barack Obama sõlmis Iraaniga kokkuleppe, mille kohaselt peatati varem Islamivabariigi Iraani suhtes kehtestatud lääne sanktsioonid vastutasuks tuuaprogrammi piiramise eest. Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri kontrolli all, aga need samad Trumpi sõnad sobivad praegu ideaalselt kirjeldamaks praegust tehingut USA ja Iraani vahel. Kuid isegi see kokkulepe, mis tundub küll halb, on samuti ohus ja võib läbi kukkuda. Ja selle kokkuleppe nurjamise katset omistatakse Iisraelile. Ameerika luureteenistused hoiatasid Donald Trumpi administratsiooni, et Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu võib astuda suuri samme, mis võivad õõnestada Trumpi jõupingutusi lõpliku rahuleppe sõlmimiseks Iraaniga. Sellest kirjutab täna Washington Post. Ameerika luure andmetel tugeva poliitilise surve all olles enne sügisvalimisi kavatseb ta jätkata sõjalisi operatsioone ameeriklaste vastu Liibanonis luureteenistuste andmetel. See on otseses vastuolus Donald Trumpi administratsiooniga, et peaministri poolt allkirjastatud sõjategevus selle Iisraeli ministri, kuid Benjamin Netanyahu ei saa, hoiatab suurte sammude eest. Ukraina. Donald Trumpi ameeriklased vastasel juhul kaotab ta lihtsalt sellel sügisel Iisraelis valimised. Ja luureraportis märgitakse, et Netanyahu poliitiline ellujäämine, Iisraeli peaminister, sõltub sellest, mida Benjamin näitab Iisraeli publikule. Ühe Ameerika luureametniku andmetel, tsiteerin, hoiatus, et sõjaliste operatsioonide lõpetamine või vägede väljaviimine Liibanonist võetakse Iisraelis kui Netanyahu isiklikku kaotust. Luures kirjeldatakse ka Ukrainat. Iisraeli jaoks on memorandumi tingimused, mis Jeruusalemma arvates õõnestavad Ameerika maksimaalse survestrateegiat Teherani suhtes. Luureallikad on juba avalikult hoiatanud administratsiooni ja liitlasi pingete pärast. Nii ütles kolmapäeval juunis Donald Trump otse, et tal on, tsiteerin, väike vaidlus Netanyahuga Liibanoni teemal. Ja kutsus Iisraeli juhti, tsiteerin, mitte Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu hoiatab Ukrainat suure ohu eest. Ameerika luureteenistused hoiatasid Donald Trumpi administratsiooni ning Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu hoiatab, et need võivad õõnestada slämmi. Белый дом уже дал понять, что не потерял. Ameerika luureteenistused hoiatasid administratsiooni. USA asepresident J.D. Vance teadas eelmisel päeval tsiteerides Trumpi, et see sabotaaž on juba lihtsalt vältimatu. USA asepresident J.D. Vance teadas eelmisel päeval tsiteerides. Donald Trump on ainus riigipäe maailmas, kes tuleb Iisraelile kaasa ja Ameerika president on superriigi. Kui ma oleksin Iisraeli valitsuses, siis ma ei ründaks ainsat liitlast, kes mul veel alles on. Siin hoiatatakse samuti.
ära ründa ainsat võimsat liitlast, kes sul veel alles on. Siin tuleks tuua näiteks Ukraina. Ta on väga keerulises olukorras. Ta näeb, kuidas tema peamine rivaal ehk Iraani režiim tugevneb ja seda veel USA administratsiooni toetusel. Ja ta ei saa sellega midagi ette võtta. Teisest küljest, ilma Iisraeli vägede täieliku lahkumiseta Liibanonist on sõjategevuse jätkumise tõenäosus Iisraeli sõjaväe ja Hezbollah vahel praktiliselt garanteeritud. Ja see tähendab, et mingit rahulepet USA ja Iraani vahel lõpuks ei tule. Aga Iisraeli jaoks on see kõik tohutu probleem. Uues lepingus kohustuvad Ameerika Ühendriigid mitte ainult lõpetama kõik Iraani vastu kehtestatud sanktsioonid, sealhulgas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonid, ja tagama täieliku juurdepääsu Iraani külmutatud või piiratud vahenditele ja varadele. Kuid ka, tsiteerin, koos piirkondlike partneritega eralduda vähemalt $300 miljardit Iraani taastamiseks ja majandusarenguks. See on selgelt kirjas vastastikuse mõistmise memorandumis. No, seda on raske nimetada millekski muuks kui kontributsiooniks. Sisuliselt ongi see kontributsioon. Ja kuidas seda iisraelastele seletada, pole teada. Iraani kohustused on seejuures minimaalsed. Lühiajaliselt räägitakse vaid Hormuzi väina avamisest prooviperioodiks tasuta 60 päevaks. Pärast seda hakkab Iraan koguma tasu laevade läbipääsu eest läbi Hormuzi väina. Ja Trump kirjutas sellele alla. Mis puudutab Iraani tuumaprogrammi saatust, siis ainus tekstis fikseeritud võimalus on, tsiteerin, materjali rikastamise taseme vähendamine koha peal järelevalve all. Iraan kinnitas taas, et tal ei ole kavatsust tuumarelva luua. Aga sõbrad, selle deklaratsiooni järjekordse kordamise nimel ei olnud kindlasti mõtet alustada piirkondlikku sõda. Mida Trump selles küsimuses saavutas, ma ei saanudki aru. Aga kõige suurem probleem Iisraeli jaoks seisneb järgmises. Ei raketiprogrammi ega Islamivabariigi toetus terroristlikele rühmitustele pole lepingu tekstis üldse mainitud. Samal ajal läks Washington, pilgutamata silmagi, Teheranile vastu ja lubas Iisraeli nimel lõpetada sõjategevusega Liibanonis. Ja nüüd teatas Benjamin Netanyahu kohe, et USA kokkulepped Iraaniga ei puuduta Iisraeli, millega rikkus Donald Trumpi tuju korralikult ära. Iisraeli kaitseväe rünnakute jätkamine Hezbollah vastu Liibanonis annab Teheranile kohe põhjuse boikoteerida läbirääkimisprotsessi, mis pidi juba reedel Šveitsis algama, kuid ei alanudki. Lõpuks teatas Iraani sõjaväärne juhtkond laupäeval 20. juunil ametlikult Hormuzi väina sulgemisest laevaliikluseks. Teheran tõi välja mitu põhjust. Iraani juhtkond teatas, et otsustas Hormuzi väina sulgeda seoses Iisraeli väidetavate relvarahu rikkumistega Liibanonis ja Ameerika Ühendriikide esimese punkti täitmata jätmisega sõja lõpetamise eelkokkuleppest. Ja edasi tsiteerin Iraani ühendatud sõjalise juhtkonna keskstaabi Hatam al-Anbiya avaldust. Me teatame, et Hormuzi väin suletakse laevade läbipääsuks. See on esimene samm vastuseks vaenlase poolsele kokkulepete rikkumisele ning agressiooni jätkumise korral kavandatakse ja võetakse kasutusele täiendavad meetmed, et sundida vaenlast oma kohustusi täitma. Aga enne kui selle saateosaga jätkame, tahan paluda teil kanalit tellida ja oma kommentaar jätta. Kindlasti pange sellele saatele like ja ma räägin teile, et platvormil Patreon ning ka Telegramis on mul tekkinud kinnine kogukond nimega Pitchi Insight. Kutsun teid sinna väikese tasu eest, kus me saame koos arutada absoluutselt kõiki teemasid. Ma vastan teie küsimustele. Siil toimuvad täiesti kinnised striimid ainult tasulistele tellijatele. Ja seal saame koos teiega arutada näiteks ideid tulevasteks saadeteks siin YouTube'is. Seal saate mulle esitada isiklikke küsimusi, millele ma kindlasti isiklikult vastan. Kui soovite lihtsalt ühekordselt toetada, siis kõik lingid, kogu info, nii kinnise kogukonna kui ka annetuste platvormide kohta on selle video kirjelduses. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Ja palun tellige ka minu sotsiaalmeediakanalid. Lingid on samuti selle video kirjelduses. Seal ilmub näiteks ka materjale, mida alati YouTube'is ei näe. On naljakas, et Donald Trumpi pooldajad väidavad siiani, et see kõik on võltsing. Et see on demokraatide vandenõu, kõik on fake news. No tähendab, Iraan teatab juba ametlikult, et ta sulgeb Hormuzi väina. Aga nende jaoks on see ikkagi kõik vale jutt.
Ma olen tihti lihtsalt üllatunud kommentaaridest oma saadete all, kus näiteks eile juba olid viited nendele materjalidele, aga mulle kirjutati kommentaarides: sa valetad kõik kokku, Betši, kuidas sa julged? Iraan ei sulgenud Hormuzi väina, Donald Trump lõi rusikaga lauale ja kõik on jälle avatud. Sa üldse vaatad seda videot, mis toimub? Ja kui ma loen selliseid kommentaare, siis alguses ajas see mind naeratama, aga nüüd tekitab see minus hirmu. Milliste inimestega ma üldse elan samas maailmas? Ehk siis teile öeldakse juba otse, Iraan tuleb välja ja ütleb, Iraani sõjaväelased tulevad välja ja ütlevad, me sulgesime Hormuzi väina. Pärast seda ma ei saa enam aru, kuidas sellele reageerida. Me ei näe mingeid tõendeid veetee sulgemise kohta. Ma ei usu, et iraanlased jätkavad Hormuzi väina sulgemist. Nüüd teatavad allikad juba, et USA koos Katariga töötavad välja plaani, mis võimaldab Iraanil saada juurdepääsu miljarditele dollaritele külmutatud varadele humanitaarvajaduste jaoks. See on veel üks varajane rahaline stiimul hiljuti allkirjastatud ajutise relvarahu kokkuleppe raames. Selle plaani kohaselt võib Iraan saada juurdepääsu osale oma külmutatud rahast. Nende kogusumma hinnanguliselt ulatub 100 miljardi dollarini, alustades 6 miljardist dollarist, mis asuvad Kataris. Selle raha eest lubab Katar osta toiduaineid, ravimeid ja muid humanitaarseid kaupu Iraani keskpanga tellimusel. Raha, mis saadakse külmutatud varadest, peamiselt sularaha nafta müügist, mis on sanktsioonide tõttu välismaal blokeeritud. See mehhanism võib saada eeskujuks ka teiste reservidega töötamisel. Külmutatud Iraani raha üle kogu maailma ning esimese 24 miljardi dollari suuruse blokeeritud varaosa vabastamise alustamine, mida Teheran soovib võimalikult kiiresti kätte saada. Kuidas seda nimetada, kui mitte Donald Trumpi järeleandmiseks, ma ei teagi. Aga Trump hakkab, oma toetajatele näkku valetama, väites, et esiteks on see Iraani raha. Teiseks, aga see pole ju Ameerika, kes raha annab. See on näiteks Katar, kes võtab oma kontodelt raha ja annab selle ära. Aga isegi siin võib palju valesti minna. Iraani kõrgem juht Mahmoud Majtaba Khamenei teatas neljapäeval 18. juunil, et USA president Donald Trump allkirjastas lepingu meeleheitest. See näib olevat ajendanud Trumpi vastama oma enda vihase postitusega sotsiaalmeedias, mis kõlas järgmiselt. Me ei kohtunud mitte meeleheitest, vaid Iraan, jah, just meeleheitest. Neil on lõpp käes. Me mängime need 60 päeva lõpuni. Siin on see fraas. See, et ta ütleb mängime need 60 päeva lõpuni, tähendab, et Trump on ühepoolselt valmis täitma seda kokkulepet, mida Iraan juba rikub. Niisiis, kolmapäeval allkirjastatud kokkuleppe kohaselt kohustuvad USA tegema Iraani külmutatud varad täielikult kasutamiseks, kättesaadavaks ja leppima kokku mehhanismis, mis seda tagab. Ja sel nädalal teatas USA esindaja, et raha hakkab laekuma seni, kuni Iraan osaleb konstruktiivselt läbirääkimistel. Kas te mõistate selle Trumpi läbikukkumise sügavust? See tähendab, et Iraan võib kuid läbirääkimisi pidada ja samal ajal tilguvad raha järk-järgult nende kontole. See tähendab, et ameeriklased ütlevad, seni kuni Iraan jääb läbirääkimisprotsessi, hakkame kogu selle aja jooksul järk-järgult nende varasid vabastama. Küsimus on, kus siin on Iraani stiimul võimalikult kiiresti lõplik rahuleping sõlmida? Minu arvates seda ei ole. Raha tiksub niikuinii, kuhu siis kiiretan? Ja nüüd juba pühapäevaks lendavad Trumpi saadikud Witkov ja Kushner Šveitsi läbirääkimistele iraanlastega, kes ei anna üldse märku, et oleksid valmis pidama mingeidki adekvaatseid läbirääkimisi. Lõppkokkuvõttes on täiemahulise kokkuleppe sõlmimine USA ja Iraani vahel äärmiselt ebatõenäoline. Kuid sõda on lõppenud. Maailmamajandus loeb kahjusid ja naaseb tavapärasele toimimisele. Kahju muidugi, et geopoliitika varju ja Iraani rahva saatus, kellele väidetavalt kiirustas appi Donald Trump selle aasta jaanuaris. Kes seda meenutaks. Siinkohal jätan mõtte pooleli, teie arvamus, teie järeldused iraanski. Aga kommenteerige selle saate all, tellige kanal, vajutage kellukesele ja kui võimalik, pange Šveitsist küsimus. See on selle YouTube'i kanali tööle stiimul. Kas Iraanil on juba lõplik kokkuleppe sõlmitud? Minu arvates on täiemahulise kokkuleppe sõlmimine Iraani poolt äärmiselt ebatõenäoline. Rekvisiidid on selle video kirjelduses. Iraani poolt kokkuleppe sõlmimine on väga ebatõenäoline. Ükskõik, milline seega poleks. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Nägemist kõigile.